tulevad väga tähtsad päevad meie lähedaste eludes, siis me midagi soovime. Soovime nendele inimestele tervist, edu. Huvitav, et millegipärast väga harva soovime armastust, kuigi see on väga tähtis. Midagi veel. Võib-olla ei ole nii oluline, mida me tegelikult soovime. Kõige tähtsam, et me soovime kogu südamest, et see inimene oleks õnnelik. Ja seepärast soovime. Väga tihti muidugi toimub niimoodi, et me pöördume teiste inimeste poole täiesti formaalselt, aga kui me armastame teda, midagi me soovime. Mida me soovime? Me tahame, et inimene oleks õnnelik. Ja kus me teame, mida ja kuidas see inimene võib olla õnnelik? No näiteks haige inimene. Muidugi soovime talle, et ta oleks terve. Et see haigus kaduks ära. Et ta ei kannataks enam. Aga kas tõesti on niimoodi, et see inimene on tulevikus õnnelik? Muidugi, me peame hoolitsema selle eest, et inimesed ei kannataks. Aga kas tõesti iga hinna eest? Vaadake, kui tihti juhtub niimoodi, et inimesed tervenevad, aga nad ei ole õnnelikud. Veel rohkem ma võin öelda, et näiteks Jeesus Kristus äratas surmast mõningaid inimesi, aga teame, oleme kindlad, et need inimesed pidid tulevikus ka kannatama haigustes ja pidid surema ka. Kas tõesti nad olid õnnelikud sellepärast, et nad tervenesid? Muidugi nad olid õnnelikud sellepärast, et Jeesus Kristus tervendas neid, andis neile uud elu ja eelkõige vaimset elu. Aga kas sellepärast, et nad olid füüsiliselt terved? Ja mõtisklen nende pühakute üle, kes väga kannatasid oma eludes. Mingi haigus ja mitte paar päeva, aga mitu aastat nad pidid kannatama. Aga tegelikult me teame ja nad ise tunnistasid, et nad olid õnnelikud sellepärast, et nad olid koos Jumalaga ja tundsid tema olemasolu. Oma kannatuste kaudu nad tegid väga palju, võib-olla rohkem kui teevad terved inimesed. Kust me teame, mida on vaja sellele inimesele, kelle me midagi tahame soovida midagi? Muidugi ma ei kutsu, et enam te ei sooviks tervist, edu, midagi veel, aga eelkõige minu arvates on vaja soovida, et inimene elaks koos Jumalaga. Siis ükskõik, kas ta on terve, kas ta on edukas või vastupidi on haige ja peab väga palju kannatama, siis tema elus on elu mõtted, siis ta teab, miks ta kannatab ja selle kannatamise kaudu suudab teha väga palju häid asju. Soovime inimestele eelkõige, et need inimesed elaksid kooskõlas Jumala tahega. See on kõige tähtsam. Aga tervist, edu, isegi armastust, kui see on, siis see on. Aga õnne tuleb kuskil mujal.